tere sõbrad! Laupäev ja mõnus juunikuu, Kolgalaat. Lähen vaatame, mis toimub. Täna toimuvad ka lennupäevad ja igasugused muud üritused, aga vaatame, kuhu me jõuame. Igastahes siin peaks palju vanu mootorrattaid olema ja minuga kaasas Ilona pere täna. Ilona ema, Ilona isa. Aga vaatame, mis siin Kolgalaadal näha on. Mina pole kunagi käinud. Vot nii. Ilona, palju pilet maksis? 2 euri inimene. Et 2 euri oli sissepääs ja siit poolt hakkab pihta, ma ei tea, siin on mingi toidud, värgid, särgid, et vaatame. Soojad pirukad, viimased 2 tükki. Kurat, hommiku sai söödud, noh, mis sa teed? Mina ei tea, natuke segane on kõik. Pirukad, suitsus, singid, värgid, särgid, kohvikud, grillid, käivad, värgid. Kurat, siin on ikka palju vanavara. Siis laseriga on natukene keeruline see surmepesur lükata selle väärivi sinna pooli sisse. Seal pooli sees ma ei saa nagu. Aga näiteks nagu siin nüüd oli näha, just sõltu aega tagasi tõmbasid. Sellega veisa üle. Jõudu! Kuidas sinna võtta? Kuradi naabri poolst. Sa on nii vanas jääd. Aegu noor mais, seal on tulemus. Mekaani ma ei lihti, aga muid on Эти тоже почти. kõigil ei olnud. Ei olnud. Need kapid on nõude all kinni, see on mõttetu. See on nii ruttu vaata tere. Ilmselt palju hästi, aga võtti targa. Valve võtme kui väljatud, jah? Mitu tiiru peale? Muidu korralik see. Sul oli siin Mitte ühtegi rooli, ma otsisin sulle siin rooli, mitte kellegi ei tea mitte midagi. Ja muide, sa peadki... Ei, ma ikkagi võtan, pean ikkagi... Sealt vist peabki mäkkima.
ma tahan ikka suuremat sellist ballooni, aga ma tahan lahtist. Mulle meeldib tolle peal grillida. Laiali tuli ja selle laiali. Üks on 19, 5 on 20. Väga palju vanade mootorrataste varuosasi. Igasuguseid autode, mootorrataste. Ja eks muud vana varagi. Tere! Tere! Hõbemünt on? Kõik on täis hõbe. Tegelikult ei ole ju. Ma arvasin kohe, et sa aru saad. Märgi huviline. Ei ole. Lenini pea. Ei, mulle laiemalt kunagi kogus ja siis keegi ei tahtnud lasta. Mina ei olnud ka sellest asjast huvitav. Aru saada. Igal ühel omad huvid. Ei, mõni ikka vastavad ikka, kes on ikka. Alguses, kui ma paar aastat tagasi läks küll, ta alles värskelt tuli. Need teadsid kohe ära, mis on, aga mina lolleid ja hindasid. Pärast hakkasid siis telefoni kaudu vaatama, mis tegelikult hinnad on. Mis need on, 50 senti või palju sa maksad? Mina maksan euro selle. Ma ei tea, kuidas sina maksan, mina maksan euro. Puuriidad leidsin, jaa, davai, tuled siia. No see on nüüd jah. No ma usun ka. Oota. Telefonid, makid ja värgid. Ei ole näinud või suhkust või? Olen. Kurat isegi kasutan. Juba nii noor, et enam ei. Nutiajastu tuleb peale, vaata, mis sa teed? Tule siia poole, ma näitan sul midagi hea. No näita. Siukseid sa kindlasti näinud on. Olen küll, kuule. Siit panid ju numbrit. Ei no siit paned küll, see ei ole see. Mis sa mõtled? Lihtsalt, et seda mudelit? Ei, sina käid patarei sisse. Ühe panid ühele ja viisid nagu üle maja teisele, siis said ilma rahat helistada. Mul on omal taksofonid, 2 tükki, üks on saunas, üks on majas. Väga loll variant on see. Siis kui pilvu läheb kauemaks, siis võtad toru lihtsalt hargi pealt ära. No jah, mõistlik. Seal käib pühe ka. Ilma juhtudest on lihtsalt. Tere! Hõbedat ei ole? Hõbe on seifis. Õige, peab olema. Seda sealt välja ei võeta. Pensionifond. Hea vastus. On. Kes see toob? Ei, paljud toovad ja mülti värki. Eestis on rasked ajad. Jah. Sa filmid või? Sulle meeldivad kellad või? Teinekord leian midagi lahedat.
igast varuosad ja värgid seal. Siin on ka midagi. Keerame kraami rulli kõik. Šveitsi kellad on alati hinnas, aga noh, kvarts on patareide pealt. See on väga lödi, vajab korralikku hooldust, peab uuesti üle kullatama. Aga muidu normaalne kell. Swiss Navy, Jaapani mehhanism on sees. Kui on muidugi originaal, kes seda teha? Eks siis võtta, kui nii kõva sellega valgustusega need raamatus on. Petseri. Teised pektid on küll ees. Ikka. Vaata, kus siin on kella siin. Vana Vene poljat. Maksab 10. Mõned vintage kellad on päris ägedad isegi. sellel on jälle see, et sellel on see otsad aiad. Sina vastutad siin? Mis need kellad maksavad? Kõik erinevad või? Ikka jah. 5–10. Mõistlik. Siin San Diego. Minge sisse, saate märjaks. No nii, nagu ikka, vihm hakkab sadama. Ja sees on mootorrattahall. Oi, kus hakkas sadama. Aga vaatame enne selle väikse muhu, maanteemuhu üle või mis iganes see on. Ringi käime, keeran peale. Ilusti ära restaureeritud vähemalt. Uus värv või noh, tundub. Kes teab, äkki on originaal ja ära poleeritud. Oskad sellise masinaga midagi teha või? Kunagi isegi sain teha sellega, trükkida. Jah, ma ka isegi noorena sain.
Midagi. Üheksakümnendatel isegi olen sellistes vanades plekkautodes istunud, mis tollel ajal olid. Aga päris hea näitus on välja pandud, see on igast vana kraamine. Jatkad ja tuulad. See oli vist. Aha. Kurat, see on küll äge pill. Noh, ägedada. Jah. No nii, vihm jäi järgi ja saame lennumuuseumisse minna. Lähme vaatame sinna. Ma nägin teda juba. Mõnusalt vanavara, jah. Too tsikkel oli küll päris äge. Et sõja ajal vaata, sul oli vaja, et sa saaksid ühe käega relva võtta ja teise käega juhtida. Siis gaas oli jalaga paremal pool, päris äge. No nii, Kolgalaadal käidud, järgmine peatus, lennumuuseum. Lähme vaatame, mis seal meile pakutakse. Vihme järgi, aga väljas on maru lämbe. Aga samas normaalne. Saab särgi ka. No nii, oleme jõudnud kohale parklasse ja
ja siit on umbes, ma ei tea, 500 meetrit või kilomeetrit, 1 kilomeeter kõndimist sinna muuseumi juurde. Aga rahvast on jõhkralt. Vaatasime seal taga teisel pool olid ka tee ääred täiesti paksult täis. No nii, natuke kõmpimist parklast eemal on, müüakse pileteid. Parkimispilet 5 € ja ühe külastaja kohta on muuseumi külastus 25 €. Ehk siis 25 € nägu. Vot nii. Õpilaspilet 10 ja üldpilet 25 €. Ülikõva. Äge, aga hakkas sadama. Lähme vaatame korraks. Kuulge, me läheme vaatame neid korra. Siin on Briti sõdurid. Magavad siin iga auto juures. Need on autojuhid, ma arvan, kes veavad need kopterid ja tanke ja igast sellist kraami. Pole kohalegi jõudnud juba äge. Jah. No nii, sõbrad. Need NATO turbehävitajad peaks varsti üle panema. Et seda tahaks küll näha. Eelmine aasta või üle-eelmine, kuna me käisime siin, siis jäi ära. Siis nad pidi missioonile minema, aga kohe varsti peaks nad tulema. Taskus. Sõdurid kutsusid sisse. Sisse minna või? Jah. Minna proovida järgi. Vanama. Hääled sisse ja? Siin on see... Siin on õnni. Mahiseb. Siin on siis varustus. Tundub mingi 6 inimesele või? 1, 2, 3 või 4, ma ei tea. Isegi 8. No kurat, varustused ka seljas on ikka väga mahu. Mida? How many people? How many people? In the back, Yeah. 7. Okei, 7 inimest mahub täna. Aita nüüd proua välja. And what's the name of this thing? This is called a warrior. Okay. Where are you from? Wales. Nice, nice. What's that thing?
That's Challenger 2, main battle tank. Challenger 2 põhi siis tank ründamiseks. Okei. Tangid. Kõrralik mingi rakett jälle. Ja külalisi kõige peal siis NATO hävitajad siit tahab üle lennamas, vaadata üles Norja poole ja nagu veel öeldud, Oi. Millal. Kurat, liiga hilja avastasin, ei kuulnud. Tegemist on siis Rootsi hävitajatega Gripen 39 ja need on loodud spetsiaalselt Põhjamaa tingimustes. Need lennukid on ehitatud selliselt, et saavad maanduda ja õhku tõusta isegi tavaliselt maanteelt, mis tähendab, et nende telikud on oluliselt tugevamad ja nad ei vaja nii imepeegel siledat pinda. Ja Rootsis on üldse selline säädus, et ütleb, et hävitajad peavad suutma hajutada ennast metsadesse ja teelõikudele, et nad ei paikneks ainult suurtes lennubaasides, mis päris ohu korral muudab siis lennukid väga heaks. Vaatame, mis siin päästeautodel külje peal on. Vabalt võivad nad kusagil sirgel metsateelõigul maanduda. Hullud tangid ikka läbi lõikamiseks. Ja muide, Gripeni tankimine ja relvastamine võtab aega umbes 10 minutit ja terve mootori saab vajadusel välja vahetada vähem kui tunniga ning selleks piisab ühest tehnikust ja mõnest ajateenijast. Kui rääkida selle lennuki kiirusest, siis tippkiirus on umbes 2-kordne helikiirus ehk siis 2200 kilomeetrit. Kuulsite, 300 liitrit kütust täis gaasil sõites hävitajad kasutavad 1 minutis. Ja kui Rootsi hävitajad Soome reaktiivid siis maksimumkiirus 2000 kilomeetrit tunnis ja 400 liitrit minutis võttis küteta. Päris hull. Aga reaalselt ei tõusa. Siin paned mingi asja selga, lähed lendama. Paraplan, ei tea, mis selle nimi on. Need lava ka püsti, õhtul on kontsert siin. Mingid vanad hävitajad. Punane täht on peal, ma ei tea, Vene omad siis vist. Kindel ei olegi. Mingi trikilennuk. Ma arvan küll, jah. Ma arvan, jah. USA mingi värk. Võib sisse minna? Jah, aga mitte ette. No jah. Me saame 4 taha istuda. Jah, see on meie luksus see. Me oleme siit kohe USA-sse ära. 1, 2, 3, 4. Mõnus selle. Vana lõhn. No ega ta on vana lennuk ka. Mingi kopter. Eesti väike tilulilu. Lähen vaatame.
ma arvan, see läheb sinna taha ka ikka. Ma ei tea. No nii, kurat, seda kaunitari. Kurat, see on kõvane. M lausa, 1000 RR. Vaadake. See on ikka kiire pill. Siin on mingi, ei tea, mingi üritus. Kuhu sa lähed? Ja, Mare Kõhnad. Kes mäletab seda piirivalve lennusalga helikopterit, päris võimas. Aga seekord saab sisse ka minna ja kindlasti kasutan võimalust, tahan sisse sinna minna. See on ikka päris vingene. Vaadake, kui palju vidinaid. Kui palav. Jah. Päris madal. Vaatame, mis siin taga on. Siit saab jalastuda. Siit tuleb luuk lahti. Jah, siin on metsa, siit saab jalastuda. Eesti piirivalve. Nii halb lõhna ei ole vaja minna. Ma ei suudaks sellist. Harju ära. Meil ongi vanad asjad. Kus sul vanemad läksid? Ma ei tea. Ma käin ei. Saab ikka. No nii, mis see on? Javelin või? Bazooka? Saa, sul vanemad. Ma kõnnin. Selleks, et saaksite neid uudistada mingi. Maru selline madal hävituslennuk. Aga äge! Mõelge, kurat! Laupäev, tuled välja, naudid ilma, okei, vihma sajab, aga väljas on soe. See on kõige ägedam märk üldse. Sakslased. Taavi, kus iganes sa ei oleks, kindlasti on siin otsimas, nii et tule siin. Sellise pilliga mingi Euroopa tripile minna, katuse telk sinna üles ja paned asju täis, see on ikka megaseiklus, ülikõva. Väike unistus. Ei pea muidugi Land Rover olema, aga see pill sobiks väga hästi. Väga ilus. Otstarbekas. Rajale on ruleerimas punane, valge taevas tõusmas ja näitamas siis, mida tema teha oskab. See on esiots. Istuda ei tohigi nende peale. Pole hullu. Aga nende peale võib. Vist mitte.
Ja sitten yhden kanalla. Kert otsib mind taga. Sa oled siin. Tere proua. Lähme siis vaatame edasi. Vaata seda tühjust seal taga. Siia käib vist kaup või midagi. Mine vaata kokpitti. Oota, mul hakkas pea ringi käima. Sest see on kaldu. Päris kitsas on ikka. Aga noh. Su vanemad võtsid vist kohvi. No siin on nad igal pool. Sinna võib sisse ka minna? Ei tea? Sisse mitte. Et see aasta sisse ei lasta siis, aga üles võib vaatama ikka. Et kes pole videot näinud, siis eelmises osas me käisime seal sees ka. Eelmine aasta või üle-eelmine, ma ei mäleta täpselt. Et päris äge. See oli üle-eelmine aasta, kuna eelmisel aastal oli see kokpit täiesti kinni. Okei. See kanap oli kinni. Näete, siin on targad härrad, kes teavad juba peast, kuna sai ja kuna ei saanud. Aga nüüd mõtleme, mis me edasi teeme. Seal tagapool on ka veits vaatamist. Triiki lennuk läks taevasse. Hakkab kohe actionit tegema. Vasakul pool suured puhkealad, saab süüa värki-särki. Ila ja siin lennukite vahel piilu. Triki lennukid läksid taevasse, nägid? No härra, lähte lendama või? Üks väikse tuuri. Jah. Siin ka igasugused turbiinid ja värgid ja vaatame. Soviet Union, Nõukogude Liidu mingid igasugused asjad. Siia saab äkki sisse minna. Ei saa. Miks Siis on järgi? oleks inimene siin. Tere, sinna võib sisse minna? Ei sisse kahjuks ei saa. Ei ole hullu.
siin on jälle need, eelmine kord natuke näitasin, aga ega läbi klaasi on suht mõtet, aga kujutage ette neid, mis seal ikka ookeani ja mere peal panevad nüüd. Need on maketid muidugi siin. Ülikõva. Lennukid. Olen kunagi lennukit näppinud. Olen küll, olen seest ka käinud. Saa ka ju. Muidugi. Oi, siin on palju mudeleid. Keda huvitavad maketid ja mudelid, siis peate ikka siia tulema. Ma ei hakka siin teile, ma ei tea, siin on nii miljon valikut. Ei tea, mis asi on. Mingi vana jammer või? Ei tea, millest tänapäeva need jammerid on, mis need droone alla kukutavad ja suunavad maja. Kas on midagi taolist või on mingi hull pisi või mingi antennid või? Ei kujuta ette. Ei ole sellel alal väga uurinud seda värki. No võib-olla mingi väike asi, mingi suunad Google poole. Umbää. Vihma sajab, jah. Me oleme käinud. Sa on ainult istnud. Seal taga nüüd saab neid relvasi ja asju vaadata. Seal? Jah. Elva malevkond, lähme vaatame, mis relvad neil poistel on. Browning, see on ülikõva. Sellega niitsime kasepuid maha, kõik kukkusid. Ongi või? No nii, Karl Gustav, vana hea kula. Päris särgid, ei siin ikka on. Võib või? Jaa. Võib proovida. See on nüüd siis R22, mis on kaitseväes kodustel põhirelv. Mul oli kõige rohkem see. Siin on nagu vanamat asja, minu kasutusel on AK-4. Võib kätte? Vaatame neid. Ai, see on palju kergem kui meil. Või ei ole, sama? Need, mis tulid rahedega enamus. Kaitseliit ja uued on üldse. Mina teenisin olin KK. Kaitseliidul on ikka palju parem. Kaitseväes mul ei jätta selliste lisada. See on ikkagi ise tehtud. See on lihtsalt neil modifitseeritud. See on nägemus. Siit vinastad ära, vind sisse. Seda ma ei ole küll varem. Betooni tungib betoonist läbi. Betoniipuru. Jah, põhimõtteliselt lööb puru. Mis asi see on, tere? See on Negevi kuulipildaja, tere. Ma ei ole sellest näinud. Ega need on meil ka mingi 2 aastat näinud. Nii ole. Et need on jah proovis uued. Ei võib kätte võtta, ei lähe katki üldse. Täitsa korralik sõjardus. No kaal on natukene võib-olla väiksem kui KSB-l, aga ta on kompaktsem. Siin on nagu spordikott. Ma võtan raua ära, kaba sisse, ta läheb nii suurde kotti. Põhimõtteliselt on mul seljakotis, pane see seljakott.
just käisime õppustel, kurat sai seda näpitud ja trillitud, nii et vähem. Ta on tiba raskem, aga noh, samas ma ei tea, kui sa võtad nüüd rauapikkuse järgi, siis KSP-ga saab päris täpselt lasta. Sellega saab ka, aga sellega saab minu arust täpselt. Mitme lasu tagant seda peab rääkida? Ütleme selline 211. Ei, rohkem. Bronil on 100, 150, aga sellel on mingi 400 peaks ikka saama ära. Siis on päris hea, jah? Jah, see on vana, võid proovida, võtta korra tõsta. Valingi TT mees. No siis on asi kehva. Ja proovi uut nüüd. Tähelepanu taseme. Valmis poes. See ei ole muutnud. See on uus? See on uus, proovi kaalu. Oh, mis sai? Võta õlga. No ja vaata nüüd vinnastamist, pane siin õidla peale. Kõik on sama. Kõik käib nagu sõiduauto. Ülikõva, jah. Punatäpp on peal. Praegu rooslistel on juba nagu mingit targemat moona ka, et laseb sinna 600 meetri kanti. Meil tõra tarkalil ei ole, me paneme tavalise moonaga, aga noh, ütleme sihtida on parem. Ja mõõdust on ta kuradi 20 senti lühem, kui sa võssis paned korralikult, siis on päev otsa kõnnid, siis on vahe. Ma räägin, et õppustel peaks kõigi sellised olema, mitte need kuradi. Õppustel on need, pärast kui ära vahetad, siis on hoopis teine tunne ka. Ma ei uska, et see on nii kerge. On. Äge. See on 2 aastat. Mis see käsikas? See on ka uus. Tavaline klokk. Üks asi, mida ma pole teinud, olen automaati lasnud, seda on korduvalt lasnud. Käsipüstolit pole kunagi lasnud. See on siuke enesekaitse tilulilu rohkem. Kas ta nüüd sõjalendu on nagu. Aga lihtsalt... Kuidas see on ennast tagasi? Jah, ei tõmbagi lihtsalt. Ära selle. Ja juba lased? Üks inimtooled on hästi lihtne, et lased. Ega siin tankiterve poole pealt on juurde tulnud Javelinid, Spike on juurde tulnud, pikk Spike kuni 8 liitri saad panna, tavalise Spike'iga 2,5, Javeliniga 2,5. Javelin tulid just siis Tallinna esimesse jalale sinna, kui mina lõpetasin. Praegu on juba Kaitseliidust täitsa elamist. Aga see on küll äge viisi. Asi on arenenud. No nii, sõbrad. Muuseumis käidud, ei viitsi õhtu kontserti oodata. Et sai kõik ära vaadatud, väga vinge. Ja nüüd lähme Google'i, sööme keret ka täis ja vaatame, kas lähme veel Google'i või ei lähe, seda ei tea, aga noh, vaatame. MacGyver. Nii, siin mingi puidust käsitöö ja ponid ja siis hobune teeb ka sõitu. Sajab nii kõvast. Armeenias Ostlõõn. Näita, mis ise võtsid? Mina võtsin selle krõbekana praegu. Gert võttis. Premiumi. No nii, sõbrad, loodan, et teile video meeldis ja näeme järgmises. Tšau!